tere hommikust, ei ole tükk aega näinud. Mul oli esimene nädal, kus mul ei läinud üles mitte ühtegi videot. See oli nüüd siis eelmine nädal. Ja ma lihtsalt ei jõudnud, ma reaalselt lihtsalt ei jõudnud. Me nimelt vahepeal käisime Türgi reisil Raunoga ja me olime puhkamisest lihtsalt nii väsinud, et ma ei jõudnud lihtsalt tegeleda monteerimisega. Kui me koju tulime, üritasime jälle rütmi sisse saada, pluss lastel oli koolivaheaeg sellel nädalal. Koolivaheajal me kahjuks midagi erilist teha ei saanud ega jõudnudki, sest minul oli üsna intensiivne töönädal. Rauno elas tööle sisse. Issa, kas ma tegin nüüd oma juuksed kreemiseks või? Et jah, ei jõudnud kahjuks mitte kuidagi. Igatahes jah, enne kui ma jõuan Türgi vlogideni, siis ma mõtlesin, et ma võtan teid tänasesse päeva kaasa. Mitte midagi erilist siin plaanis ei ole juhtumas, aga kuskil tunni aja pärast me peame olema juba bussi peal. Me lähme Elisee hambaarsti juurde, tema läheb hambaarsti juurde, ma olen saatjaks. Ja tegelikult kodune olukord siin, mis puudutab korrasolekut, see vajab tegemist. Ja ma mõtlesin, et äkki tänase päeva filmimine natukene siis motiveerib mind liigutama. Meie tuppa on kogunenud mingid vaakumkotid, mingisugused muud asjad mujalt ruumidest ja see laud, kus ma enne hommikuti ennast valmis sättisin või see kummuti osa, see on täiesti crazy. Nagu see on kuhjas riideid täis, ma ei näe peeglitki praegu. Nii et sellega tuleb täna midagi ette võtta ja ma arvan, et ma keskendungi ainult enda toale. Tegelikult siin ülejäänud ruumides on ka vaja, oleks vaja nagu koristada, aga kõik ühe päevaga ei jõua. Nii et jah, kui kõik läheb väga hästi, siis ma peaksin täna minema ka juhendajaga sõitma, autoga sõitma, mis on tore. Ma ei ole seda üle aasta aja teinud. Autokool on mulle pooleli aastaid juba. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma alustasin isegi circa 8 aastat tagasi äkki autokooliga. Issa, ma ei mäleta, mis selle autokooli nimi, LRK äkki oli selle nimi. Ja ma võtsin siis kogu selle täispaketi, et ma võtan sõidud, teooria, esmaabi, pimelibe, kõik oli selle paketi hinna sees. Ja tollel ajal oli kohustuslik sõidutunde 21, ehk siis see 1 oli eksamitund, et me lihtsalt nagu sõitsime, tegime selle sõiduõpetaja mingid erasõite nii-öelda, mis vaja oli teha ja linnaliikluses me olime pigem nagu isegi vähe, ma ütleksin, aga vaata, ma ei tea enam, kas see oli sellest, et ta nägi, et mul ei ole vaja liiga palju linnas sõita või ma ei tea. Ma täpselt ei tea, milles asi oli ja tegelikult see oli ka põhjus, miks ma nagu pooleli jätsin tollel ajal, et ma ei saanud mitte mingisugust tagasisidet, ei positiivset ega negatiivset. Mul ei olnud millestki lähtuda ja nüüd tagantjärgi ma mõtlen, et issand, kui armas väike mina, kes ei julgenud küsida, kes ei julgenud enda eest seista ja oli vait ja jättis asja katki. Et tegelikult oleks ma võinud ju küsida, et kaua me veel umbes sõitma peame või kas ma saaksin midagi kodus harjutada, sest Rauno oli tollel ajal mulle juhendajaks. Et ma ei küsinud, ma ei taibanud küsida ja sealt see nagu pooleli jäi. Aga ma võtan vahepeal rätiku peast ära, sest muidu mu juuksed on pärast crazy'd. Ma vlogin üle pika ja suva jah. Oled valmis? Kas sa sõid koolis või? Sõid, mine siis pese hambad hästi korralikult puhtaks palun. Ma ei saa midagi teha siin. Ma tahan siin kuidagi aidata, aga see on ainult abi, mis ma sulle anda saan kodis. Ei ole arsti teha arsti, täpselt nii nagu tema saab müsi. Nii. Oi. Üps. Mul on veel aega. Aga palun. Nii, nagu te nägite, siis Eliseekene jõudis vahepeal koju, aga ma mõtlesin, ma võtan ruttu selle
autokooli juttu ikkagi proovin lühidalt kokku võtta. Et põhjus, miks see veel nii pikaks venis, oli see, et aastal 2017 algus vist oli see, kui ma ei eksi, ma ausalt öeldes väga täpselt ei mäletagi. Me olime just 2 nädalat enne seda ostnud esimese sellise meie jaoks siis ilusa ja uhke auto. Tegelikult see oli Volkswagen Passat, aga see oli ikkagi sellel ajal väga nunnu ja ilus auto meie jaoks, helesinine ja ilus. Issand jumal, miks ma hakkan rääkima sellest, milline ta välja nägi. Anyways, ostsime meile uue auto, kellegi teise vana, meie uue. Ja me sõitsime linnast koju ja Kohila kandis tuli meile äkitselt ette Tiine Põder, kellele me otsa sõitsime. See kõikis väga äkki. Minul oli see hästi suur šokk. Mu esimene küsimus, kui ma autost välja astusin, oli, et kas Põder jäi terveks. Põdrad ei jäänud terveks. See ka tekitas suure šoki, traumakese ja siis ma ei sõitnud aastaid autoga. Selles mõttes ma ei olnud ise roolis, ma olin kõrvalistujana, aga see oli väga hirmus igal juhul. Ja siis tekkis suurem paus sisse, aga siis kuskil 5 aastat hiljem, nagu sellest ajast, kui ma siis autokooli pooleli jätsin, 5 aastat hiljem alustasin ma uuesti. Ja ütleme nii, et see kogemus ei olnud ka minu jaoks nagu kõige parem, aga sellest ma täpsemalt rääkima ei hakka. Ja nüüd ma lihtsalt pean tegelema teooriaga. Mul on pool teooriat läbitud, kuna sellest eelmisest korrast ma tegelikult olin kõik läbinud juba, oli liiga kaua aega möödas, ma pidin seda uuesti tegema. Ja oi, kui palju ma olen ennast nahutanud selle eest, et miks ma ei teinud õigel ajal, miks, ma ei tea, küll ma olen süüdistanud teisi alateadlikult, et miks teised ei võinud mind rohkem utsitada või et ma ei tea, mille jaoks see siis hea oli. Aga nüüd on nii, et tuleb vaikselt hakata toimetama, sest auto seisab maja ees, millega ma saaksin sõita. Tegelikult ma ei tulnud üldse siia, et rääkida oma lubadest. Ma ei tea isegi, kus see või miks see jutt niimoodi siia läks, aga tead, lähme kööki. Ma lähen vaatan endale juttu midagi süüa, sellepärast et kell on 12.26 ja kella 1 me peame juba bussi peale hakkama minema. Cecilia olukord, tal endal on kõik väga hästi, aga Junni olukord on täpselt selline, et ma olen äärmiselt tüdinenud, nagu ma ei lihtsalt, see on nii kohutav, et ma isegi ei näita seda teile, ma lihtsalt, mul on häbi. Jep. Ei, ma lähen siit köögist minema, ma ei taha süüa, ma ei taha koristada, ma ei taha mitte midagi siin köögis teha, ma tahan lihtsalt ära minna siit. Ma tean, see on mingi pseudoprobleemid, aga see on minu jaoks suur probleem ja ausalt öeldes ma istun siia samma tagasi, sest tuju läks nüüd ära. Tore on. Ja ma ei tea, kas see on hea mõte, et ma hakkasin täna filmima, sest mu pea on nagu pudu ja kapsas. Õnneks ma saan monteerida ja siis ma monteerin lihtsalt teile selle vahepealse vahelt ära. Sest lihtsalt jälle täiesti kokku jooksnud. Ma ei tea, me kõik elame ja kõigil läheb kodu sassi ja ma ei ole kuidagi eriline selle pärast nagu. Mul läheb tuju nii pahaks, ma nagu ei suuda alustadagi, nagu ma lähen kööki ja ma teen külmkapi lahti ja ainus asi, millele ma suudan mõelda on see, et terve köögipõrand on jänesejunne täis. Selle asemel ma nüüd ära koristan, ma panen külmkapi ukse kinni ja tulen ära, nagu te nägite. Tegelikult tahtsin ju rääkida challenge'ist, mida ma alustasin. 9 päeva on ainult veel jäänud. Ma tahaks öelda, et ma soovin, et ma oleksin olnud natukene tubli need päevad, mis siin kestnud on. Just nimelt liikumise osas. Ma võiksin igasuguseid asju põhjuseks öelda, miks ma ei ole seda teinud, aga tegelikult ma ei ole lihtsalt ise aega selle jaoks tekitanud. Nii et laiskus ikkagi on see, mis nagu on saatuslikuks saanud, on ju. Õnneks ma ei pannud endale ühtegi kaalu eesmärki, ühtegi sentimeetri eesmärki, või minu eesmärk oli ennast paremini tunda.
ja selles mõttes, et suures plaanis me ikka ja endiselt jälgime, mida me suhu paneme, millest me süüa teeme. Endiselt ei ole meie menüüs poolfabrikaadi toite ja üritame süüa ikkagi juurvilju. Minul tegelikult oligi kõige suurem eesmärk saada liikuma ennast ja see jäi täitsa nagu mingist hetkest nagu katki. Ma ütlen, et ma lihtsalt ei leidnud, ma ei tekitanud selle jaoks aega enda päevadesse, nii et igasuguseid asju on, miks ei saa. Tegelikult alati saab, kui tahta. Issa, ma ei kujuta ette, kuidas ma selle video kokku lõikan, sellepärast, et siin on nii palju pläma. Mulle tegelikult sellised väga pikad istuvad videod. No ei, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi. Ei, mulle ikkagi meeldivad. Eriti kui ma teen süüa või koristan ja mul on klapid kõrvas ja ma ei saa nagu konkreetselt istuda ja vaadata seda, vaid ma tegutsen millegi muuga samal ajal, siis sellised lihtsalt istu maha ja räägi minuga videod on ka mulle tegelikult väga meeldivad. Nii et ma ei tea, kes iganes on siiamaani jõudnud, võib anda kommentaarides teada näiteks, kas te samastute millegiga või kas teil on load. Ja, ei, mul ei tule hästi välja, ei ole hullu. Või siis kirjutage, kas te olete mõnest challenge'ist osa võtnud, kas see on olnud edukas, kas te olete oma eesmärkides nagu püsinud, sest mina ei ole 100%. Ma teen paremaid valikuid, üritan teha, aga mitte 100%. Olgu, ma nüüd küll lõpetan selle jäppimise ära ja ma väga loodan, et Eliisel ei ole täna valus. See hamba ja kõrvasaaga on lihtsalt, ma ausalt ei taha sellest rääkida, ma lihtsalt ei taha anda sellele energiat enam. Lapsest on kahju, ma loodan, et me saame nüüd äkki mingisuguse natuke parema tulemi sealt seekord. Ja ma ei oska lõpetada ka neid asju üldse. Ühesõnaga, tule minuga kaasa, lähme vaatame, tulge, teid on mitu, tulge kaasa minuga ja vaatame, kas see videoklipikesed üldse kuhugi jõuavad, kas nad üldse päevavalgust näevad. Võib-olla ma tunnen poole tunni pärast, ma ei taha enam täna kaamerat kätte võtta. Jälle ma jäin pjep. Nii mina lihtsalt. Ma otsustasin, ma ikkagi näitan, mis siin toimub, sest siis te võib-olla saate rohkem aru, miks ma pahane olen. See väike armas ilus loom teeb nii palju koledust. Kas sa võiksid? Ei, maha. Elise, kas sa palun võtaksid selle? Ma tulen siis. Mis sa teed nüüd? Siia.
minu jaoks on kummaline natuke see, et õpilased ei üldse nagu noored ei viitsi jala käia. Kilomeeter või 1,5 kilomeetrit ja on vaja trügida bussi ja olla nagu tead silgud karbis on ju. Aga jumala eest, et ei peaks jala käima. Õues on ilus ilm, ma saan aru, kui on õues kehva ilm või sul on üliraske kott või mõni seal tassis oma pilli kaasa on ju okei, sellest kõigest ma saan aru. Aga ma ei. Enamus nendest ei ütle bussijuhile tere. Ma ei tea, vist kurb. Saa siin neid kambajoota aine siis on. Võtta ja ei ole just meeldiva maitsega aine. Täiesti nunnud. Nonii. Lähme vaatame, kas saab siit jäätist ka. Aitäh, kallis. Ma tegin enne kõik puhtaks. Ole pai, võta hari ja kühvel ja. Auno käis, võttis lõunat ja ta läks sinna mingi, ma ei tea, 1:30 ja kõik lõunapakkumised olid otsas, nagu kõik. Nii et ta võttis mulle kebaabi. Küll friikatega, aga pole hullu. Nii iluseks. Teate, ma parkisin peaaegu auto täiesti ilusti ära. Natuke peab edasi ajama. Nii tore. Enne kui Türgi vlog üles läheb. Ja mul oli hommikul plaan, et ma koristan meie toa ära. Mis on nüüd? Rääkisin suga, aga sa oled nii tööhoos. Minu tööaeg on absoluutselt. Ma lihtsalt, ma ei tea, kes selle toa ära koristab. Ma lubasin seda teha. Iseendal. Nii, nüüd juhtus hoopis siuke lugu, et lapsed tahtsid ujuma tulla, nii et ma lihtsalt istun, ootan neid paar tundi ja monteerin tänast videot. Koristamisest ei tulnud mitte midagi välja ja mõni päev lihtsalt ongi selline, et sa teed nagu mingid plaanid ja siis see plaan läheb aknast tuulde. Aga ma käisin autoga sõitmas ja see oli ausalt öeldes, ma arvasin ja kartsin, et see on plaan, mis ei lähe täna teoks millegipärast. Ja see läks ja mul on nii hea meel, nii tore. Siuke show käib siin, et ikka külm on. Ebe, ma käisin saunas ja panin 80 leili. Oli vahva jah? Jah, on tore. Pole ka kedagi. Vanaema! Keda on näha? Tere! Tuleb neile ka või? Emps tuli külla ja arvake ära, mis ta teeb. Täna 3. kord koristatakse junne. Mulle tuleb piidunud. Sa võtad lisamusi? Palun. Meie käisime veel poes hilja õhtul. Nüüd on vaja lapsed kaitsututtu sättida ja siis ise pikali minna. Ma lõpetan oma vlogi ära. Selge. Siis mina hakkan sööma. Mis sa sööd? See rott või? Mul on kõht nii täis sellest sünnipäevast. Ma ei palunud. Ma unustasin ära. Why are you killing me? Eilne see vlog lõppes kuidagi niimoodi piuhti ära. Piuhti. Mis sõna see oli? Ma ei jõudnudki nagu tšau paka öelda teile tegelikult. Nii et ma mõtlesin, ma tulen täna õhtul. Täna on teisipäev. Üles.
lastel on alati nii huvitavad probleemid, kui nad magama lähevad. mis seal ikka. Ma üritan siukse kiire kokkuvõtte teha, mis ma täna tegin ja lõpetan selle video ära. Öösel uni oli üsna kehva. Unetunde tuli pigem vähe. Mul ei tulnud eile õhtul und. Mul oli jälle mingi siuke väikene ärevus. Ja hommikul ma ärkasin, tegin tööd ja siis ma nägin täna nii pisikest väikest nunnutut ilmakodanikku. Ta oli nii pisike beebi, ta 3-nädalane alles. Ilus saarakene oli. Ja mul jookseb nii kinni, kui ma ei ole üksi ja ma filmin. Ma ei tea, mis värk sellega on. Mul on ikka joogijanu. Ma jõin selle siuke mingi apelsini vesi. See on ilma lisatud suhkruta. Lihtsalt ongi nagu mullivesi apelsini maitsega. Virsikum on ka, ma proovin seda ka kohe. Nii. Mulle virsiku asjad täiega maitsevad. Mul see uus Heavenly virsiku oma on ka lemmik. Made with real fruits ja 0 kalorit või? Okei, igatahes, hea. Soovitan täitsa proovida. Need igast erinevate maitsetega me ostsime Krossi poest need. Väga head. Ja üliodavad ka, see on 39 senti vist maksis see pudel. Olgu, igatahes, mis me täna veel tegime? Me käisime sünnipäeval. Me käisime Kutsu sünnipäeval. Au, 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 au. Sünnipäevaks! Elli, kas sa said kolm? Otsa mussi! Tuleb tähistada loomi ka. Meie Cecilial on ju ka sünnipäev üle homme. Me teeme talle mingi väikse koogikese, sest ta saab 8 juba. Nii lahe. Issand jumal, ma ei saa, mis toimub. Ma ei suuda oma mõtteid üldse sõnadesse panna. Olgu, ma jään jälle siia pläp. Nii et olge musud. Ikka andke mulle märku pöidlaga, kui teile meeldis. Ja näeme järgmine kord.